Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Skorpionid. Siin on lugemine teile nädalaks 12 kuni 18 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Hakkame siis algusest pihta. Siin alguses on karikate 8 ja karikate 8 ütleb seda, et te lasete lahti millestki vanast. Loobute sellest sellepärast, et see teid enam ei köida, see teid enam ei huvita, te olete sellest välja kasvanud, et see ei ole selline kurb lahti laskmine, vaid see on nagu selline, et selge, mul ei ole seda enam vaja ja ta võib minna. Vaat niisugune lahti laskmine näitab mulle see kaart siin nädala alguses. Järgmine kaart on müntide kuninganna. Müntide kuninganna on väga kokkuhoidlik naisterahvas. Tema ei larista oma rahadega. Tema vaatab, tema ei osta uusi asju. Tema nii kergekäeliselt ei lähe poodi uusi asju ostma, tema vaatab kodus ringi. Tema parandab vana. Ja vaatab, mis tal seal on, et ta ei lähe kohe, ei torma kusagile oma raha kulutama. Tema hoiab kokku. Et hoidke siis oma rahadega ka, olge hoolas. Siis tuleb meil siin sauade 9. Sauade 9 ütleb seda, et te olete, teil on stress ja nagu ületöötamine, et kas te olete väga palju pidanud tegema tööd, võib-olla üldse asju, mida te pole tahtnud teha, et keegi on teile pannud kohustused ja te olete rabanud ja nüüd te nagu tahaksite öelda talle, et aitab küll, mina enam ei hakka ja mina ei jaksa ja mina ei taha rohkem. See polegi tegelikult üldse minu töö. Et mis te mulle siin annate neid ülesandeid, need ei kuulu üldse minu otseste tööülesannete hulka. Et ma ei peagi siukest asja tegema. Ma olen nii väsinud sellest ja ma ei taha teha. Ja te nagu tahaksite vastu hakata, et on selline võitlusvaim, tuleb sellest kaardist välja. Edasi tuleb mõõkade 4. Mõõkade 4 räägib seda, et võtke rahulikult ja puhake. Et kui te piditegi nüüd siin nädala algupoole rohkem tööd tegema, kui te olite plaaninud ja tegema võib-olla ületunde või mingeid lisaülesandeid täitma, siis mõõkade 4 ütleb, et võtke nüüd aeg maha ja puhake. Minge varem magama ja puhake ennast välja, sest siin all on sellised head kaardid. See sauade äss ütleb, et teile tuleb mingi supervinge idee. See tuleb kusagilt nagu välk selgest taevast. Tuleb teile pähe, vot puhkate ennast välja ja tuleb teile pähe selline vinge idee, et te kohe tahaksite püsti karata ja kõikidele kuulutada, et voi, mis nüüd küll hakkab juhtuma, mul on selline vinge idee, et no vaat see on tõesti maailma päästev idee. Selle ideega on nüüd nii, et see ongi vinge idee. Ma ei vaidle vastu. Teil on väga suurepärane idee. Te olete ise vaimustuses, ilmselt inimesed teie ümber vaimustuvad sellest ka, kui te neile sellest räägite. Aga siin kõrval on karikate kuningas, kes manitseb teid, et võtke rahulikult, ärge tormake, ei saa nii tulise peaga asju ajada. Tema on selline rahulik, armastav ja rahulik kuningas, ta sellise isaliku nõuandega, et kui teil on mõni selline isaliku nõuandega inimene, kellele oma ideed te julgete või tahate rääkida, siis mina soovitaksin seda teha, et minge rääkige talle, missugune hea idee teile tuli. Sest kui te asja rahulikult võtate, ega ei torma kohe nagu oma ideed ellu viima, või siis, ma ei tea, samme astuma selleks nagu esimese hooga, ilma järele mõtlemata. Kui te rahulikult võtate nii, nagu see karikate kuningas teile soovitab, et vaadake armastusega ja rahulikult sellele asjale, siis saadab teid edu, sest see viimane kaart näitab, et siin ikkagi külvatakse ja jagatakse seda, mis on loodud ja mis on saadud. Et mina arvan küll, et see teie hea idee hakkab vilja kandma, aga ei tasu tormata sellega, vähemalt mitte sellel nädalal.
et võtke rahulikult, seedige oma head ideed, pange paberile kirja, vaadake siit ja sealt nurgast, tehke eelarve, mis teil vaja selleks on, et oma ideed teostada ja kaaluge natuke ja vaatame, mis järgmised nädalad toovad. Aga ma olen teile võtnud siia ka ühe lisakaardi oma sellest karma tervenduse kaardipakist ja vaatame, mis siis teile tuli selleks nädalaks. Ahaa, see on nii, et vabasta ennast toksilistest sidemetest. Toksilised sidemed kurnavad teie energiat, lõika läbi need köidikud ja siis tuleb sulle vabadus. Ja vaat sellega on nii, et ega neid toksilisi sidemeid ei olegi nii kerge läbi lõigata. Elu näitab seda, et need toksilised sidemed tahavad kõvasti kinni hoida ega taha kuhugi minna, aga muidugi see on väga hea mõte, et tegelikult nad ju mürgitavad inimest, kes on nendesse köidikutesse jäänud. Et võimaluse korral muidugi lõigake läbi, lahkuge toksilisest suhtest. Aga mina soovin teile kena nädalat, rahulikku ideede kaalumist ja ärge läbi põlege ja ärge liialt kulutage. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.